Karjäärikooli raamatukogu. Stuudios on noor profisportlane ja ka poksitreener Astrid Johanna Krents ning koolitaja, coach ja tulihingeline matkaja Liis Tamman, kellega tulevad arutlusele teemad karjääri valikutest, lugemisest ja sellest, kuidas üldse tulla toime erinevate tabuteemadega, millest võib-olla ühiskonnas väga ei räägitagi. Tere tulemast Astku häälingusse inspireerivad raamatud. Mina olen Triin Sooäär ning see podcast valmib noorte infoportaali Teeviit eestvedamisel, olles toetatud Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Euroopa noorteaasta tegevusest. Kui sa veel ei tea, mis on noorte infoportaal Teeviit, siis tegemist on Haridus- ja Noorteameti ehk Harno hallatava infokanaliga ehk teenusega noortele. Aga tänases episoodis, mis on juba meie 7., on meil selline teema nagu karjäärikooli raamatukogu. Aga meil on justkui siin elavad raamatukogud kohal, kes on oma karjäärivalikutes väga mitmekülgsed olnud. Ehk siis Liis, kes on nii coach kui ka koolitaja ja ühtlasi väga äge matkaja. Ja teisalt siis Astrid Johanna, kes on nii poksitreener kui ka profisportlane. Tere tulemast ja äkki alustamegi Liis sinust, millega sa igapäevaselt tegeled ja kes sa oled, kust sa tuled? Tere, hästi tore, et kutsusite. Kes ma olen ja kus ma tulen, et tegelikult väga ilusasti juba juhatasidki sisse vast kõige olulisema, et teen tööd igapäevaselt inimestega, see on see, mida ma kõige rohkem armastan ja minu töö on tihedalt seotud küsimuste küsimise kunstiga ehk siis kuidas inimesed ise jõuaksid nende vastusteni mida teha siis järgmiseks selleks, et jõuda oma eesmärkideni ja võib-olla siis tõesti ka unistusteni. Väga hea. Astrid, kuidas sinuga lood on? Ja üldse hästi stereotüüpne küsimus, nüüd ma ilmselt kõlan nagu mõni 40-aastane, aga naine tegeleb poksimisega. Tere kõigepealt. Jah, naine tegeleb poksiga. Ma arvan, et praegu on täitsa 50-50 isegi spordisaalides naisi ja mehi boksi tegemas siis. Ja mina olengi siis igapäevaselt taiboksi treener Kevin Renno võitlusspordiakadeemias ja olen ka ise profisportlane, et olen toonud tiitleid siis taiboksist, kickboksist ja ka klassikalisest boksist nii Eesti kui rahvusvahelisel tasemel. Et jah, see on tänaseks päevaks minu igapäevatöö boks. Vau. See oli nüüd sükene tugev edasiliikumine heas mõttes. Aga meil on siin väga huvitavad inimesed külas raamatute podcastis. Nii et huvitav, kuidas teie küll raamatutega seotud olete? Kumb alustab? No, mina arvan, et eks see lugemisharjumus või üldse soov uurida midagi raamatutest sai ikka alguse lapsepõlvest. Et minu ema oli see inimene, kes rikkus oma silmanägemise ära, kuna luges raamatuid taskulambiga teki all. Ja eks see sai nagu edasi ka pärandatud nii mulle kui mu õele, et kodus ikka väike raamatukogu olemas ja üsna varakult olime siuksed üsna nobedad lugejad. Ja see kõlab siukse klassikalise sellena, et ikka väiksena öeldakse, et ära loe teki all ja taskulamp on siukene hea tarvilik asi, mida siis kaasas kanda. Nii et teab, mida lastele jõulupakki panna vahel. Astrid, kuidas sinuga? No, eks koolis sai loetud ju kohustuslikku kirjandust, aga eks siis mulle nii väga see lugemine ei meeldinud, kuna pidi lugema neid raamatuid, mis tegelikult huvi ei pakkunud. Et siuke ilukirjandus, et mulle pigem meeldis lugeda selliseid teemasid, mis mind reaalselt toetavad ka ja minu eesmärke, et tõsisem huvi tekkiski raamatute lugemise vastu, kui ma keskkoolis siis hakkasin taiboksiga tegelema, et siis hakkasingi lugema sporditeemalisi, toitumisteemalisi, enesearengut, siukseid raamatuid, et siis hakkasin lugema neid raamatuid, mis mu eesmärke toetavad ka. Aga mis viisil te olete tundnud, et lugemine justkui elus erinevates keerukates olukordades või just väga positiivsetes olukordades edasi aitab või annab seda jõudu või hoopiski teadmist, et vot ma suudan?
Ma arvan, et see on 2 poolt on ju, et üks osa on see, et jah, et on olemas mingisugused teiste inimeste kogemuslood, milles võib-olla siis saab midagi märgata ja enda jaoks kaasa võtta. Aga mulle endale isegi tundub, et vahel ilukirjandus aitab isegi veel paremini mingit pilti avardada ja ennast ära tunda, et läbi mingi teose on võimalik samastuda ja mingid võib-olla väljakutsed, mis meie enda elus on aktuaalsed, siis näha iseennast seal sees ja tunda, et sa tegelikult ka ei ole võib-olla üksi teatud mõttes. Et neid variante vast on mitu. Jah, mina arvan, et enesearengu raamatud ja psühholoogia teemad, et need kindlasti aitavad raskustest üle saada ja on ka aidanud mul nagu mingitest rasketest hetkedest üle saada, et siis sa nagu mõistad ennast ja teisi inimesi nagu paremini ka, et õpid ennast paremini tundma ja saad ennast nagu paremini aidata ka seeläbi, kui sa loed neid raamatuid. Võib-olla ma toongi ühe näite ka kohe, et just äsja lugesin Brené Browni Atlas of a Heart, mis on raamat, mis ilmus minu teada, äkki oli see talv, kevad, midagi sellist, kus on, siis ta on ise psühholoog ja ta on välja toonud 87 erinevat emotsiooni, tunnet, mida on võimalik kogeda. Ja kui sa loed seda, siis mõistad ise ka, et tihtipeale me vastame, et kui keegi küsib, kuidas tunned, et vastadki, et ma ei tea, et ma olen kurb, vihane või õnnelik. Aga tegelikult see ampluaa on nagu palju laiem ja vaadates otsa sellele, et mis võib ka olla nagu, ma ei tea, mingi viha taga näiteks, seal taga võib olla on ju lein, seal taga võib olla valu, seal võib olla ängistus, seal võib olla kurbus, pettumus ja veel mitmeid erinevaid tundeid, et kuidagi hästi avardav oli näiteks vaadata selle sisse ja mõelda, et okei, äkki me sildistame enda tundeid väga lihtsustatult. Et ei ole nagu nii mustvalged tegelikult, et kõik on nagu seotud, on ju. Just, et ja teatud mõttes ongi see, et ju raamatute lugemine nagu aitabki meil mõista seda, et maailm on palju laiem kui see või teine. Et mu kaaslane ütles selle kohta hästi, et kui me ei loe mingi valdkonna kohta, mis meil on hetkel aktuaalne või nagu tähtis meie elus, siis me hakkame ise neid tühimikke täitma infoga. Ehk millegiga, mida me arvame olevat kuidagi, kuigi meil tegelikult selle kohta informatsioon puudub. Ja sealt võivadki tulla nagu need mingid ekslikud hinnangud, mille tõttu võime ise endale neid takistusi tegelikult ehitada. Ja just see tühimike täitmine, mis tihti tekib, et öeldakse ka, et inimese aju on niivõrd potentsiaalikas ja võimekas, et sa võid endale vahel ka mingid olukord täitsa ette kujutada lihtsalt sellega, et sa hakkadki mõtlema, et see tuleb, ühel hetkel tulebki. Eile just oli mul öökapil selline huvitav raamat nagu Naised läbi ajaloo, kes on siis silma paistnud ja seal oli päris mitmeid, kelle puhul, seal oli ikkagi kurjategijatest kuni, kasutades sealset sõna, ma polnud varem seda lugenud, näiteks sariarmukesed. Ja loed ja mõtled, aga siis ühel hetkel, kui sa loed ka nende juhtide ja tugevate naiste kohta, kes on läbi sõdade olnud patroonid, siis tekkis see küsimus, et huvitav, kes on teie eeskujuks olnud? Või kui te olete lugenud hoopiski saanud mõne eeskuju? No ma ütleks, et kui me räägime üldse nagu tänapäevas, seda igapäevaelu eeskujuks on minu treener, peatreener Kevin Renno, kes on ka siis meie spordiklubi eestvedaja ja siin Eesti taiboksi eest vedanud, et tema on väga töökas ja tore inimene ja tema on nagu mind kasvatanud siis selliseks inimeseks, kes ma olen täna, et nii sportlasena kui treenerina kui ka üleüldse inimesena. Ja teise inimesena ma tooks välja Kanada psühholoogi, kirjaniku Jordan Petersoni, ka väga tuntud nimi, ma arvan, et päris paljud tunnevad teda, et temal on väga, väga laiad teadmised, et põhinete palju Nietzschel ja Sigmund Freudil. Ja käisin ka tema üritust siis kuulamas, et ta käis täitsa Eestis esinemas nüüd 22 juuni Saku Suurhallis, et täismaja oli, et inimesed ikka tundsid huvi ja väga äge oli nagu teda päriselus ka näha nii suurt ikooni.
Vau. Liis, kuidas sinuga? Minu jaoks minu suur eeskuju on olnud minu onu, kes on läbi oma elu teinud väikest ettevõtlust ja oma asja ajanud ja mille pärast ta mu eeskuju on olnud sellepärast eelkõige, et tal on olnud alati huvi noorte inimestega suhtlemise vastu, just nagu siiras huvi teada, kuidas noored maailma näevad. Ja mitte ainult see, et ta oskab kuulata väga hästi ja et oskab hästi küsimusi küsida, vaid sa tunnedki, et päriselt ta soovibki aru saada, mismoodi temast nooremad inimesed maailma näevad. Ja kui viimati käisin ühel Fred Jüssi raamatu esitlusel, siis seal samamoodi toodi välja seda teemat tegelikult, et see hoiab ka nagu neid vanemaid inimesi vitaalsena, kui nad suudavad rohkem suhelda endast nooremate inimestega, et hinnangute vabalt, mitte mingisuguseid kaste ehitamata, et mis on hea või halb või mis on kuidagi, ma ei tea, tabu, et selline hästi mõnus hinnangute vahel vaba kommunikatsioon on temaga olnud ja alati muidugi, eks ma märkasin ka lapsest peale, et tal alati raamatud vedelesid on ju igal pool autos, iga kord tal oli seal midagi uut ja need ei olnud nagu ühe žanri asjad, vaid need olidki nagu väga erinevad valdkonnad, mida sealt võis nagu märgata. Ja. Väga väärt eeskuju ja teisalt, et vahel võib ka eeskuju leida täitsa oma enda pereringist või tuttavate seast, et see on ka hästi huvitav või hoopiski treeneri või mõne maailmakuulsa inimese näol. Aga kui nüüd natuke sukelduda sinna karjäärivalikutesse, siis kui ma Liisi kuulasin, mul tekkis see küsimus, et tänapäeval me räägime palju, et lugege, aga tegelikult kui suur mõju võib olla oma kaaslaste kuulamisel lihtsalt teinekord ja sealt edasi liikumisel. Et kas te olete ka ise tajunud, et vahel on mõni vestlus parem kui hoopis võib raamatu lugemine olla? Ma tean, praegu selle podcastiga võib-olla väga ei lähe kokku, aga ikkagi, et mõni vestlus annab palju juurde. Oleneb, kellega sa räägid. Võib-olla vanaema ütleb, et mis sa selle boksiga ikka tegeled, aga keegi peasõber ütleb, et jaa, pane täiega edasi, et täiesti oleneb inimesest, kellega sa räägid. Osad tuttavad on toetavad, mõned mitte. Aga tead, see sama vanaema võib-olla teeb seda teadlikult. Mina tean vanaemasid, kes on öelnud, ai, sellega sa küll hakkama ei saa. Ja sul tekib see trots ja see on niisugune provokatiivne teatud mõttes. Ja lähed ja teed oma parima võib-olla just. Võib-olla, jah. Aga sellega tuligi mulle tegelikult meelde, et kui sa küsisid eeskujude kohta, siis ma olen arvanud küll, et tegelikult on meil igaühel on nagu üksteiselt midagi õppida, et me kõik oleme siin mingi põhjusega ja isegi kui meil ei ole nagu sarnane maailmavaade, meil võivad olla täiesti erinevad uskumused, siis me võime midagi uut sellest leida, kui me kuulame ära. Nii et oluline oskus kuulata, õppida kuulama ja pärast siis enda üks ka analüüsida, mis see kõik tähendab. Aga kui me sukeldume nüüd natuke sinna karjääri teemasse, siis mida peaks võib-olla noor ennem lugema, kui ta hakkab karjäärivalikuid tegema või hoopiski mõni 30, 40, 50 aastane, kes mõtleb, et võt ma nüüd teen elus kannapöörde? No eelkõige võiks ju lugeda nendest teemadest, mis reaalselt nagu teda huvitavad ka. Ja ma arvan, et külge maha ei jookse, kui sa loed näiteks mingeid inimese tundmaõppimise raamatuid ja raamatuid suhetest. Et kui sa mõtled, siis suhted tegelikult on väga oluline teema siin elus, et kui sul on suhted korras, siis kõik muu on ka korras, et suhteid tuleb hoida, et sa võid ju tööl rabada ja raha teenida, aga kui sul ei ole nagu kellega, keda seda jagada, siis nagu elu on suhteliselt mõttetu, et on ju depressioon ka, tuleb väga palju üksindusest, et tuleb teiste inimestega hästi läbi saada ja osata seda teha. Ja kindlasti ka, ma arvan, et elulooraamatud, et lugeda edukatest inimestest, et kuidas nemad on edukaks saanud ja et mida võiks nagu vältida ja kuidas saaks veel parem olla ja ma arvan, et jah, et eluloo raamatud.
Väga head soovitused ja ennekõike see, et õppida suhete kohta teadma, et tihti, mis ka võib-olla nendes osades eluloo-raamatutes on see, et kirjutatakse inimese saavutustest, aga sellest, kes teda võib-olla seal teekonnal aitasid või toetasid, seda nagu ei ole. Et neid hetki märgata. Liis, kuidas sinul on selle karjääri ja kõige teemaga? Oi, mul on igast põnevaid soovitusi. Paluti kirjutada 3, aga mul juba läks esialgu see list üle 10, et pidin väga ennast piirama hakkama. Aga praegu on hea võimalus mõnigi lahti arutada. Ma räägiksin siis võib-olla ühest konkreetsest teosest, mida mina olen paar korda lugenud erinevates eluetappides. Selle raamatu nimi on lühendatult Defining Decade, mis on kirjutatud kliinilise psühholoogi poolt Meg Jay, kes siis on uurinud pikka aega 20. eluaastates noori. Ja ta on teadvalt siis koostööd teinud nendega individuaalsessioone, viinud pikaajaliselt läbi ja mida ta on siis märganud, ongi see, et tänapäeval meil on see tendents, kus arvatakse, et 30. on uued 20. Ehk kõike on võimalik edasi lükata, et küll see pere ka mingi hetk tuleb, küll see karjäär ka kunagi tuleb, küll ma oma tervisega tegelen siis, kui mul on need põlved läbi, on ju. Aga põhimõtteliselt ta siis toob hästi huvitavalt tagasi, nagu ärgitab mõtlema selle peale, et tegelikult arengupsühholoogilises võtmes ka 20. on need ajad, mille me teeme tegelikult elu mõttes kõige tähtsamad otsused. Et kellega me oma elu jagame, missugusel suunal me võib-olla laias plaanis karjääris jätkame, ehitame endale mingit ka võib-olla majanduslikku kindlust, suhtlusvõrgustikku ja et ei tasuks nagu seda kergekäeliselt võtta. Ja mitte, et see oleks kuidagi siuke noomiv õpetavlik raamat, seda mitte. Vastupidi, seal on mitmed siis inimeste enda lood, kus nad räägivadki sellest tundest, et ma tunnen, et nagu ma olen mingi üksik saar, ma ulbin kuskil, mu ümber on ookean ja ma ei näe mitte kedagi teist enda ümber. Ja ma ei tea, kuhu suunda minna. Ja seal on väga kihvte mõtteid, mis toovad välja selle, et kust siis nagu pihta võiks hakata või mida teha. Ja üks nendest näiteks on, seal nimetatakse weak ties, ehk siis nõrgad sidemed. Ehk tihtipeale meile jõuavadki need võimalused, mis saavad võib-olla märgiliseks, siis kui me astume välja sellest enda turvalisest nii-öelda networkist. Ehk me läheme mingile kohtumisele, kus ei ole ainult meie valdkonna inimesed, me räägime tuttavaga juttu tänava peal või piimapakki poest ostes ja võtame vastu mingisuguseid selliseid võib-olla pakkumisi, mis meile kohe ei tundu õiged. Ehk me ei jää ootama seda, et meieni tuleks ideaalne mingisugune olukord, vaid me hakkame pihta, et tähtis on kuskilt otsast tegutsema hakata. Ja ma olen seda lugenud ise nii noorsootöötaja perspektiivist, nii iseenda kui noore perspektiivist ja hiljem kui koolitaja coachina ja ma ikka näen, et see raamat on endiselt aktuaalne ja uut mõtet loov, et väga soovitan. Ja just hiljuti kuulasin ka ühte laulu, mille mõte oli see, et aga mida sa teeksid, kui sa sureksid homme, et kõlab hästi depressiivselt, aga oskus nagu elada ja päriselt teha, et tihti ka need taipamised tulevad võib-olla siis, kui ongi raske haigus või midagi, aga et kuidas siis varem see elu elamisväärseks teha. Aga inimesed kardavad ilma asjata, tuleb lihtsalt kätte võtta ja ära teha. Täpselt. Proovida, mis kõige hullem olla saab. Failid siis failid, proovid midagi muud. Ma arvan, et 20. ongi just see aeg, millal sa võid seda proovida, kui sul ei ole lapsi, pere ega midagi. Proovi võimalikult palju asju. Leia see õige omale, et muud moodi sa ju ei leiagi seda eesmärki omal siin elus. Just, ja see läbikukkumine tihti viib hoopis suurema eduni võib-olla edasi. Võib-olla lihtsalt inimesed kardavad liiga palju ebaõnnestumist tegelikult, sest mitte midagi hullu, lihtsalt õpid ja lähed edasi. Aga kuidas võib-olla õppida seda, et ebaõnnestumisega toime tulla?
just eriti näiteks noorena. Mul endal oli hiljuti, kus ma läksin esimest korda veelauaga sõitma, kuigi ma kunagi käisin 6 aastat ujumistrennis, aga ega vett ma ei kartnud, aga just see veelaua hetk, et kui sa seal kukud ja kukud ja algul need esimesed 15 minutit ikka iga kord, kui see nagu tross hakkas ees sõitma, ma kukkusin. Ja siis mingil hetkel ma olin enda peale nagu nii vihane, et mis mõttes ma hakkama ei saa, samas ma teadsin, et esimese korraga tõesti ei tulegi see välja. Ja see hetk, kui ma nagu mõtlesin enda jaoks ringi, ma iga kord, kui sealt nagu veelaua pealt püsti hakkasin tuus, ma ütlesin endale peas, et sa suudad, siis mingil hetkel ma saingi sealt püsti. Aga hiljem sõbrannaga arutasime, et tegelikult ei saa küll otseselt süüdistada koolisüsteemi, aga elus üldse, et sa oled võib-olla harjunud, et kõik peabki kohe esimese korraga välja tulema, aga see, kui sa järjest ebaõnnestud, see kasvatab kuidagi palju rohkem või tekitab seda rõõmu. Et on teil ka olnud näiteks mingisugust sellist taipamisi või hetki, kus saate aru, et see ebaõnnestumine viib edasi? No eks minul kindlasti, kui boksiringis kaotad, siis sa ju näed, et kuskil on vaja mingi vigade parandus teha, et kaotustest tihtipeale õpib ju boksiringis täpselt samamoodi kui võitudest palju rohkem, samamoodi elus kõikidest negatiivsetest emotsioonidest ja hetkedest, et alati mingi asi juhtub nagu põhjusega, arvan mina. Et jah, mul on tavaliselt, kui mingi raske hetk on olnud, siis see on nagu kasvatanud midagi paremat sellest veel välja, nii et nagu ma ei karda neid raskeid hetki üldse. Jaa. Maletšempion Garri Kasparov on ka kunagi öelnud, et lisaks sellele, et me analüüsime oma kaotusi, tasuks meil analüüsida oma võite, sellepärast, et vahel ei ole võit meie hea töö tulemus, vaid heade juhuste kokkulangemine. Et ma ei tea, et kui Tai-boksis võib-olla kõige parem vastane jäi Covidisse, ei saanudki näiteks osaleda või mis iganes on ju. Et tasub nagu hästi ausalt otsa vaadata, et mis see päriselt siis meie see enda õppimiskoht selles on olnud. Jaa. Jaa. Ei, väga hea tõdemus jõudis tegelikult ka see võitude ja samas ka kaotuste poole, mis halb öelda, aga mis ei tapa teeb ainult tugevamaks kohati isegi. Aga nüüd võib-olla natuke edasi liikudes sinna karjääri ja kirjanduse poole, siis tekkis niisugune huvitav mõte, et kuidas küll ühiskonnas ja üldse nendest tabuteemadest, kas nendest tasuks lugeda, millistest tabuteemadest üldse, ma tean, Liis on hästi rääkinud näiteks leina teemadel, et nendest tuleks julgemini rääkida ja ausamini. Jaa, võib-olla isegi laiendaks seda, et surelikkuse teema. et me arvame, et see on kuidagi teema, millest nagu võib-olla ei ole kohane rääkida, et räägime ikka rõõmsatest asjadest, aga tahame või ei taha, mitte keegi meist siin ju maa peale ei jää. Ja varem või hiljem me võime ka kogeda mõne lähedase kaotust ja kahjuks see nii on. Aga eks see teema ongi lai, et üks pool sellest on, nagu sa ütlesid, on ju lein, et see on nii individuaalne protsess, et võibki tunduda, et ma olen täiesti maailmas üksi ja kogen sellist valu. Aga siin ma võib-olla tookski selle ilukirjanduse mängu, et näiteks hästi äge raamat on inglise keeles on see Man Called Ove. Mees nimega Ove. Ja kes kaotab enda naise ootamatult siis haiguse tõttu ja on üldiselt siuke keskmisest kibestunum meesterahvas, et hästi kindla rutiiniga oma igapäevaelus teeb ühte asja ja väljaspoolt maailmast vaadates inimesed ei mõista seda võib-olla, et vaatavad, et no mis sul viga on, et maja on, katus on, oli ju et justkui on kõik korras, on ju. Aga hästi ilusasti see aitab tegelikult mõista seda, mida inimesed ei pane võib-olla sõnadesse, et me kõiki asju esiteks me ei räägi ja teiseks me ei oskagi võib-olla panna sõnadesse. Aga see ei tähenda, et meie sees neid protsesse ei oleks, on ju. Et see oleks võib-olla ilukirjandusest nagu raamat, mida ma soovitaks lugeda, kui on näiteks võib-olla mõni lähedase kaotusega seotud või keegi, ma ei tea, sõber kaotas kellegi lähedase ja tahate mõista, et tihtipeale seal tuleb nii erinevaid küsimusi ka esile, et kuidas nüüd olla kolleegina või mida teha, aga tegelikult mida me ootame ongi see, et me oleks lihtsalt kohal olemas selle inimese jaoks, on ju. Aga jah, eks seal on ka hästi palju, kes tahab teoreetilist kirjandust lugeda, siis võib ju neist leinastaadiumitest ja muudest asjadest ka lugeda, aga ma arvan, et kui sa ise oled leinas, siis sa seda raamatut võib-olla kohe kätte ei võta.
Siis on nagu tõenäoliselt. Et siis saab lihtsalt toetada ja võib-olla toetada ka seda poolt, et see rutiin jätkuks ka selle teise inimese jaoks mingis mõttes mingitel hetkedel. Ja võib-olla niisugune, no ma ei tea, kas te olete kuulnud, aga Tallinna Ülikoolis on gerontoloogia aine ka, mida annab Tiina Tannbaum. Ta on siis teadlane, ka seotud minu arust targalt vananedes liikumisega. Ma ei tea, kas ma õigesti täpselt ütlen selle sõna varjaga. Aga temaga kunagi on siis üliõpilastele koduülesandeks valida 2 ülesande vahel ja üks nendest oli matusintervjuu. Ehk sa lähed oma siis näiteks, ma ei tea, vanaema või emaga, viid läbi intervjuu, kuidas sa soovid, et käitutaks selles olukorras, kui ta lahkub. Ja see oli tegelikult mu sõbranna, kes käis ja tegi selle päriselt ära, ka koolitaja, ütles, et see oli väga nagu aus ja vahetu vestlus ja ta saigi oma emaga vesteldes aru, et tegelikult, et tema ei teadnud, kuhu ta oleks tahtnud, et ta oleks tulevikus maetud, kuidas ta tahaks, et see kõik välja näeks, kellega ta soovib, et suheldaks, et tihtipeale me lükkame need vestlused nagu laualt ära ja siis võib-olla, kui see aeg on kahjuks käes, siis oleme nõutud, et mida teha, on ju. Et kuigi tegelikult see vestlus võib olla loomult positiivne, sest see on, sa võtad ju teise inimese huvi arvesse. Et need on nagu, ma arvan ka, et raamatutest tuleb see, et tegelikult et hästi palju mõtteid sügavateks ja rasketeks vestlusteks. Ja. Küsimus on, kas me tahame neid pidada, on ju. Ja millal ja kuidas, et kas lükata kogu aeg homsesse või üks hetk võttagi kätte. Aga Astrid, kuidas sina oled näiteks samamoodi ühiskonna tabuteemadega tundnud, et oled kirjandusest näiteks midagi mõne asja kohta rohkem teada saanud või pigem neid järjest enam just kui maetakse kuhugi? Ma ei teagi, kas ma nüüd nii väga tabuteema, sest olen lugenud, et ma väga ei oskagi siin lisada sinu vastusele väga midagi, et ma olen traumast lugenud, kuidas traumast paremini nagu jagu saada ja mida trauma meie ajuga teeb, et ta tegelikult talletab selle siia meile aju sisse, me arvame, et see on ära kadunud, aga tegelikult see on siin alles ja mingitel elu hetkedel võib see jälle välja lüüa, et sellistest teemadest ma olen lugenud, aga rohkem ma väga ei oska lisada siia, nii ilusti vastasid ära kõik. Siis on hästi, kui üksteist saada täiendamist on. Aga sportlastele üldiselt, me vaatame seda, mis tulemused on ja plaksutame, aplodeerime, kui näiteks Ott Tänak jälle võitis või midagi, aga ühtlasi järjest enam tulevad ka erinevad vaimse tervise teemad ja öeldakse, et mentaalselt peab ka tugev olema. Et kuidas sina sellega toime tuled, et sul ka nii-öelda füüsiline vorm on, aga samas ka vaimselt oleks kõik ja toimiks? Mina olengi väga palju selliseid pigem psühholoogilisi ja enesearengu raamatuid lugenud, et tänu sellele ma nagu olen natukene vaimselt tugevam ka, saan oma emotsioonidest ja tunnetest aru ja oskan endaga nagu paremini läbi saada. Ja et ringis ma pean ju mentaalselt tugev olema selles mõttes, et üks löök võib kõik ära muuta terve mängu, et ma pean oskama nii võita kui ka kaotada. Et võites siis ma ei tohi oma nina püsti ajada ja arvata, et ma olen maailma parim, sest et ma ei tea ju, ma võin ühel hetkel jällegi kaotada ja kaotades ma pean samuti väärikaks jääma, et pean oma kuskil mingid vigade parandused tegema ja õppima oma vigadest ja nendest paremaks saama. Ja Liis, kuidas sinul on koolitajana, et koolitajatelt ja coachidelt eeldatakse, et teil on justkui kõik paigas, elu toimib, kõik on hästi, suurepärased eeskujud, aga kuidas tegelikult on ja kuidas sina ise ennast hoiad selle kõige käigus? Ma arvan, et ma tahaks kohe näha seda inimest, kellel ei ole mitte ühtegi muret ega probleemi. Ma ei suudaks uskuda. Ma arvan, et kõigil on mingisuguseid väljakutseid ja ma arvan, et minul on ka päris palju õppimist tulnud ikkagi läbi valu. Et läbi mingisuguste kiirete otsuste, mis tegelikult oleks vajanud võib-olla aega otsustamiseks, mida ei oleks pidanud tegema hoo pealt, mingid asjad, kus oleks võib-olla olnud vaja mingit välist nagu nõu on ja ka kas siis coachingut või mentorlust, aga tol ajal ma ei osanud sellele veel mõelda. Nüüd oskan.
aga ma arvan, et me ei ole kunagi valmis inimesed, et see areng ongi nagu ajas nii erinev, et kui me vaatame ka lapsepõlve tagasi, et ma ei tea, kelleks teie tahtsite saada lapsepõlves, aga printsessiks on ju. Kas sa tunned, et sa oled nüüd printsess? Muidugi. Enda jaoks alati. Boksi printsess. Ja väga äge, nagu selles mõttes, et see olenebki on ju, kuidas sa vaatad. Ja hästi stereotüüpe murdev samas on ju. Just. Jaa, aga et mingid asjad on ju, mingid meie ootused iseendale ka võivad on ju ajas nagu muutuda. Ja ma arvan, et seda on ka palju minuga juhtunud. Et jaa, mida sa täpselt küsisid? Ma juba läksin siin filosofeerima nii kaugele. Et ma arvan, et see vastus vastas hästi küsimusele, sest ta oli jah, suunatud täitsa niimoodi, et saaks natuke rohkem seda võib-olla ka koolitaja poolt teada, et tihti ongi see minu meelest natuke ka müüdina levinud, et neil ju endal on kõik perfektne, aga tegelikult see, et kus see tuleb, et üldse hakata koolitajaks. Ja tegelikult vaata, mina olen nagu ennast täiendanud ja õppinud Hollandis, Ungaris ja Horvaatias sellel teemal. Ja siis eelkõige ma siis lähenen sellest Hollandis olemasolevatest võib-olla lähene koolitajana, ütleme nii, koolitaja identiteet samastub kõige paremini sellega, mis seal toimub. Ja seal öeldaksegi, et enne kui sa oled koolitaja, sa võiksid olla coach. Ja mida see tähendab? Tähendab seda, et sa võiksid osata küsida küsimusi. Ehk sa ei ole mitte informatsiooni lihtsalt ühesuunaline edasiandja, vaid see kõik on dialoog tegelikult, mis toimub õppeprotsessis. Et enne seda, kui kõik veel hakkab pihta, peaksid sa teadma, kes on sinuga samas ruumis, mis on nende päris vajadused, ootused, mida nad tahavad sellest välja saada. Ja siis, kui on olemas see õppijates, et ma ei tea midagi, siis sinna peale on ka midagi ehitada. Et ja selleks on erinevad metoodikad ka muidugi, et kuidas seda täpselt teha. Aga jah, et mina kindlasti see koolitaja ei ole, kes läheb PowerPointiga kuhugile loenguruumi ja räägib terve päev, et tavaliselt läheb asi väga-väga kiiresti praktiliseks ja võib-olla on ka see nagu esiti äkki ootamatu. Ja lööb justkui hoobiga, et oi, et ei saagi istuda. Aga meie karjääri ja üldse nii-öelda raamatukogu teemal episood hakkab vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, nii et kes kuulajatest võib-olla praegu on looduses oma ringi tegemas, hakkab vaikselt juba jõudma sinna finiši poole. Aga küsiks, et kuigi hiljem ka meie sotsiaalmeedias ilmuvad lugemissoovitused, siis praegu võite loomulikult ka täitsa teised teosed öelda, aga mida võiks lugeda? Kas ma ütlen need kõik 3? Jaa, võid öelda ja väikse täpsustusega võib-olla miks. Okei. Esimene raamat toon välja siis Jordan Petersoni raamatu 12 elumängu reeglit, mis on, ma arvan, et Eestis oli vist üks top raamatuid ka, mida osteti. Ja seal ta siis tutvustabki sükest 12 elureeglit, mida võiks jälgida, et oma elus siis vältida kaost ja kannatusi. Ja üks reegel, mis mul on hästi meeles, on sealt, et ära võrdle ennast teistega, võid võrdle ennast sellega, kes oli teile. Ma arvan, et tänapäeva noored võiksid eriti seda võtta nagu arvesse, kuna meil on ju sotsiaalmeedia ja nii palju neid võrdlusallikaid, et sinu esimene lehekülg ei ole kindlasti samasugune nagu kellegi 100 lehekülg on ju, et kindlasti võrdle ennast ainult iseendaga, et pole mõtet nagu mõttetult kannatusi endale tekitada. Ja teine raamat on Bruce Lee elu, Matthew Polly kirjutas ja see on siis väga, väga täpselt Bruce Lee elus kirjutatud lapsepõlvest kuni surmani välja. Kes ei tea, siis Bruce Lee oli üks tähtsamaid ja kuulsamaid võitluskunstnikke ja hiljem ka näitleja. Ja tema põhimõte siis ole nagu vesi on ka minule väga südamelähedane, et see tähendab siis seda, et võiks osata kohaneda ajahetkes olukorras ja
ja keskkonnaga ja samamoodi, kui ma ringi lähen ju, siis ma ei ole enam see tore, sõbralik, armas Astrid, vaid ma olen ikkagi tugev tüdruk ja pean ikkagi mina versus mu vastane olema, et siuke ellujäämist instinkt lööb välja. Ja samamoodi, kui ma sealt välja tulen, siis ma olen jälle siuke tore tavaline inimene oma rõõmude ja muredega, et see tsitaat on siis mulle väga südamelähedane temalt. Ja 3. raamat on Jay Sherry Mõtle nagu munk, et ka väga populaarne raamat ja kirjeldab siis ta siis oma elu sealt mungana ja annab siis oma kogemustest nagu mingeid praktilisi nõuandeid, kuidas oma eesmärke saavutada, leida sisemine rahu ja leida õnnelikkus ja üks tee õnnelikkuseni ongi siis see, kui sa teenid teisi, et sa ei teeni nagu ennast ainult siin elus, vaid sa ikkagi aitad teisi ja ma arvan, et sellepärast mulle väga treeneri töö meeldib ka, et ma saan teisi otseselt aidata, olla neil parem, kui nad olid eile ja saavutada nende eesmärke siis, et kindlasti soovitan lugeda seda. Ja väga head ja selles mõttes ka mindseti võib-olla parandavad raamatud, just. Et mingeid asju vaadata hoopis teise pilguga. Liis, kuidas sinuga? Ja üks raamatutest, millest ma siin ei jõudnud rääkida, aga mida soovitan siis teismelistele ja täiskasvanud noortele, kes siis võib-olla karjäärivalikutega seisavad silmitsi. Benjamin Todd, 80,000 hours, find a fulfilling career that does good, mis siis räägib tegelikult läbi efektiivse altruismi. Põhimõtteliselt aitab mõista, mis võiks olla sinu väljund tööturul, nii et lood positiivset mõju ja teed seda kõige efektiivsemal viisil. Ehk näiteks, kui oleks vaja minna tankidele kaitsevõrke appi punuma, aga ma olen ise hoopis mingis rahandusvaldkonnas tegev ja tegelikult mul raha on, siis võib-olla ei tasu mul minna neid võrke punuma, vaid on minust abi rohkem, kui ma teen rahalise annetuse. Kui ma olen näiteks hoopis Liis, kellel on võib-olla äkki head värbamisoskused, siis võib-olla on minust rohkem kasu, kui ma värban 100 inimest, kes lähevad ja aitavad seda teha. Sest minu töötund minna neid kaitsevõrke lihtsalt käsitsi tegema, võib olla mulle ainult vaimses mõttes kasulik, aga laias plaanis, kuidas seda siis suuremat kasumit ühiskonna jaoks luua, sellele tasub mõelda. Ja äge raamat põhimõtteliselt toobki siis välja, et on 80 000 tundi meie karjääri jooksul, millest siis 40 tundi nädalas, 50 nädalat aastas ja 40 aastat tööd. Et kuidas sa selle siis täidad, tasub läbi mõelda ikkagi. Ja siis need 2 raamatut, mille korra ära juba nimetasin, Brené Brown, Atlas of a Heart, Mapping Meaningful Connection and the Language of Human Experience, aitab mõista paremini iseennast ja enda käitumist ja ka seda, kuidas luua ühendust teiste inimestega. Ja millest esimesena rääkisin, Meg J, Defining Decade, Why Your 20s Matter and How to Make the Most of them now. See now oli siin lõpus väga hea, et start doing. Aga minu poolt suur aitäh, meie head saatekülalised ja ma usun, et siin nii mõnigi lugeja sai head mõtteid kõrva taha, kuidas siis kas karjäärivalikuid teha või hoopiski ka üldises plaanis elus midagi edasi mõelda või teha. Ja võib-olla lõpetada see mõtlemine, et ma homme teen, aga neid homseid ei tea, kui palju on. Ja nii-öelda pehmemalt öeldes siis iial ei tea, et mis homme võib-olla on hoopis vaja midagi muud teha. Aga aitäh ka head kuulajad ja kutsume kuulama meie teisi episoode Spotify, SoundCloudis ja peagi ka Apple Podcastis ja muidugi külastama Teeviit veeb ehk siis www.teeviit.com.ee ja jälgima samuti sotsiaalmeediakanaleid. Aga meie poolt aitäh ja lugemiseni! Aitäh! Aitäh!